Me jätkame, Mart, Jumala sõna teemadel ja nüüd, kui Jumala sõna on inimese sisse tulnud, inimene on uuesti sündinud, Jeesus Kristus elab tema südames ja kas see on nüüd see koht, kus kõik lõpeb või on Jumala sõnal veel mingisugused funktsioonid peale seda, et kui ta on inimesse sisenenud? No see on nüüd see nullpunkt, võiks öelda. Kindlasti on see, mis edasi peaks tulema, ka seotud Jumala sõnaga. Sellepärast, et kui inimene on vastu võtnud Jumala sõna Jeesuse Kristuse isikus, siis ta on esiteks nagu juba rajanud ennast Jumala sõnale, võib-olla ise seda teadmata. Ta on uskunud Jumala sõna, mis ütleb talle, et Jumal armastab teda, Jumal otsib teda, Jumal on talle avanud tee iseenese rikutusest välja pimeduse ahelatest, välja sõltuvustest, välja kõige kurjuse võimu alt. Ja ta on ümber asetanud teda oma armsa poja kuningriiki, kus Jumala armastus ja headus ja Jumala vägi teda üles ehitab ja kaitseb ja vormib Kristuse sarnasusse. Inimene on uskunud seda, ta on kuulnud seda sõna. See sõna on muutunud tema jaoks elavaks ja ta on selle oma südamesse vastu võtnud ja ta on selle alusel uskudes seda palunud Jumalat. Et Jumal selle sama sõna alusel nende väljendatud reeglite kohaselt lepitaks teda siis oma poja vere all läbi, puhastaks teda kõigest kurjusest, patust ja üleastumisest ja et ta võiks olla vastu võetud Jumala kuningriiki, et temast saaks Jumala perekonna liige, Jumala poeg. Nii nagu Jumal ütles Jeesuse kohta, kui ta tuli veest välja, ristimise veest, ta ütles, vaata, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Niimoodi on ka Aadam ehk temas ka kõik meie, eks ole, on vaata, see on minu armas poeg, kellest on minul hea meel. Et nüüd on inimene saavutanud esimest korda pärast nagu Eedeni aiast mässama hakkamist, eks ole. Ta on saavutanud selle nullseisundi uuesti, kust ära kukkus. Aga tegelikult Jumal on talle andnud väga palju rohkem. Aga nüüd see on nagu, ütleme, kinopileti ostmine. Nüüd hakkab film. Et see ei ole mingisugune lõpp-punkt, vaid see on pigem uue asja algus ja ta on algus kõige paremas mõttes. Nüüd on see sama sõna isikuna muutunud inimese issandaks, tema Jumalaks. See sõna on Jumal, nagu Johannes evangeelium esimeses peatükis ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumal. Ja ta räägib Kristuse isikust seal. Ja ta ütleb, et kõik on loodud tema läbi, ilma temata ei ole üldse midagi loodud, mis loodud on. Ja nüüd hakkab selle loomise nagu teine etapp, et see loodu, mis on olnud moonutatud ja väänatud ja katki, see õige algupärane hakkab uuesti nagu ennast nagu lahti voltima inimese sees. Jumal on alustanud inimese sees tööd, see sõna on alustanud inimese sees tööd ja see töö muudab teda järjest nagu rohkem Jumala sarnaseks ja transformeerib teda järjest enam. Ja võt nüüd siin sellega seoses on nüüd väga oluline, et inimene taipaks ise, et see sõna ei ole talle lihtsalt mingisugune ebamäärane juhis, mida vahetevahel võib lugeda ka, aga tühja sellest see. Kõige tähtsam on see, et Jeesus on südames ja aga tegelikult Jumala enda sõna alusel me teame, et Jumala tahe meie elu jaoks läheb väga palju kaugemale. Ja Piibel ütleb meile nii Uues Testamendis evangeeliumites kui ka kirjades, me näeme, et Efesose kiri ütleb, et Jumal tahab, et kõik inimesed kasvaksid nagu vaimselt täiskasvanuks ja saaksid nagu täiskasvanuteks Kristuse täise ja täiuse mõõtu mööda. Ja see tähistab siis seda tegelikult, et inimene muutubki Kristuse sarnaseks oma Jumalale allumise, Jumalaga üks olemise, Jumala sõna tundmise, seda olemise ja vaimu osaduse ja ühesõnaga Jumala mõtteviisi, kõige selle kaudu. Ja ühtlasi, et ka selle tulemusena Jumala vägi, seesama elu andev vägi, mis on võimeline tegema mitte millestki midagi, seesama vägi saab inimese kaudu hakata tegutsema. Rohkem ja rohkem, suuremal määral. Aga need postulaadid on nüüd juba niivõrd radikaalsed, et suur osa inimesi ei suuda neid uskuda. Nad lihtsalt parem ei loe neid ja mõtlevad, et kas see saab olla võimalik. Aga saab küll olla võimalik ja selle tõttu ma nüüd võtaksin ja lööksin need Jumala sõna nagu erinevad tahud võib-olla või ütleme, kuidas teda erinevates versioonides võib kasutada
nagu lahti erinevus, ma jaotaks need osadeks. Esiteks Jumala sõna on vundament. Sellele rajaneb kogu üle uusloodu. Siis järgmisena Jumala sõna on relv, ta on kaitserelv, ta on kilp ühtlasi ja ta on ründerelv. Ta on vahend nagu reaalsuse muutmiseks. Aga vundamendina ta on ka reaalsust defineeriv. Mis siis on tegelikkus õieti? Sest tegelikkus võib olla meile väga suur, tihti niisugune näivus. Meil näib, et asjad on nii, ja tegelikult nad ei ole nii. Aga Jumala sõna ütleb, kuidas nad tegelikult on ja me tunneme nende, ta loetleb tunnused, mille järgi me võime reaalsuse paika panna ja anda talle õige nime, siis Jumala pandud nime. Ja kui me nüüd niimoodi mõtleme sellest, siis Jumala sõna muutub meile palju olulisemaks ja palju kesksemaks, kui me oleme isegi arvanud. Näiteks mina käisin, ma olen üles kasvanud Oleviste kirikus ja ma olen kuulnud Jumala sõna, ma olen lugenud Jumala sõna lapsest saadik, aga ma ei teadnud, et ta on vundament. Ma ei teadnud, et tema peale saab niimoodi toetuda. Ma ei teadnud, et ma pean ennast üles ehitama selle sõna alusel. Ma ei teadnud, et see sõna võib olla mulle kaitseriistaks, kilbiks, millega ma tõrjun kurjuse, pimeduse, haiguse ja surmarünnakud. Ütleme. Ma ei teadnud, et ma saan rünnata selle sõnaga. Ma ei teadnud mitte inimesi, vaid olukordi, ma mõtlen. Ja mul ei olnud üldse aimu sellest ja ma olin nagu asjaolude ja kõigi nende eluolukordade vintsutada. Ma arvasin, et mul ei ole mingit kaitset nende üle. Aga tegelikkuses osutus, et mul on kaitse. Ja vähe sellest, Jumala sõna ütleb, et kõik võtmed ja kõik asjad on minu käes ka veel. Et mul ei ole põhjust nagu mitte istuda maha ja vinguda, et miks asjad ei ole nii, nagu mulle meeldib, vaid mul on põhjust ennast üles saada, hakata kasutama seda, mida Jumal on mulle andnud. See on umbes niimoodi, nagu Jumal on sulle andnud terve nagu täisvarustuse lahinguks, eks ole, aga me istume ja viriseme, et miks keegi tulistab meid ja me ei saa sinna mitte midagi teha. Eks ole, ja Jumal on samas andnud meile kõik vahendid, mida on vaja selleks, et siis võita ja teha seda, mida on vaja teha. Et meil ei ole tegelikult põhjust nagu midagi karta ega millegi üle muret tunda. Nii et kui me võtame siis nagu Jumala sõna postulaadist selle seisukoha pealt, siis selgub, et Jumala sõna on väga avar. Ja kui ma saan teada kõigepealt, mida Jumala sõna ütleb minu identiteedi kohta, mida ütleb Jumala sõna selle kohta, kes mina olen, siis järjekord, mida ütleb Jumala sõna näiteks minu olukorra kohta. Ma võin näiteks väga ilusasti defineerida ennast ja oma olukorda, et mis on minu seisund, kui mu elus on sellised tunnused, mul on sellised nähtused elus. Nüüd Jumala sõna loetleb need üles, ütleb, kui sul on sellised asjad, siis sa oled selle koha peal. Sinu seisundi nimi on see, sinu diagnoos on see. Ja kui sul on nüüd diagnoos teada, nüüd sa tead ka, mida sa peaks tegema. Nüüd sa tead, mida ravida. Ütleme, sul on, arstil on võimalik ravida, kui tal on haigusele nimi. Nüüd on teada, mida teha. Nüüd saab midagi ette võtta, sellepärast, et muidu on lihtsalt niisugune ebamäärane, niisugune ähmane, kuri, tume olukord, mis on plastiliinist või kummist, midagi aru ka ei saa, mis toimub ja nii edasi. Nüüd Jumala sõna toob valguse, ta toob selguse, aga ta annab ühtlasi ka tegutsemisjuhise. Mida sa nüüd teed selle alusel? Ja nüüd piibli üks võtmeid, üks mõistmise võtmeid ongi see, et kui sa tead Jumala sõna ja annad sellele oma olukorrale selle hinnangu või nõustud Jumala sõna hinnanguga sellele olukorrale, ehk siis Jumala diagnoosiga. Ja nüüd, kui sa teed selle sõna kohaselt, mida piibel soovitab siis selles olukorras teha, siis nüüd sulle juhtub nii, nagu piiblis on kirjutatud. Sulle tuleb see tulemus. Ehk ühesõnaga, kui sa teed sõna, siis sulle saab see, mis sõnas on öeldud. Ükskõik kui ulmeline see tundub olevat, et ükskõik kui võimatu see tundub olevat, sest et tegelikult on võimalik väga palju asju, mida inimesed peavad võimatuks. Ja me näeme neid ajutiselt siin või seal enda ümber toimumas ja ütleme, need on nii erilised inimesed, või see on mingisugune ei tea, mis asi. Seal oli kindlasti midagi muud. Aga Jumal ütleb, et see ei ole eksklusiivne, vaid see on kõigile inimestele mõeldud. See on iga ühele, kes usub. Ja sellepärast Paulus ütleb Roomakirja 1. peatükis salmis 16 ja 17, et ta ei häbene evangeeliumi Kristuse kohta, kuulutust Kristusest, sest see on Jumala vägi olukordade radikaalseks muutumiseks ehk päästeks. Ta ütleb, Jumala vägi päästeks. Ja pääste on ju olukordade radikaalne muutumine. Iga ühele, kes usub. Ta ei ole seal öelnud, et see on ainult juutidele, ta ei ole öelnud, et see on ainult paganatele või kellelegi mitte juutidele, eks ole. Ta on öelnud, et see on igale inimesele, absoluutselt kõigile. Ja see peabki niimoodi olema, sest et Aadamas ju kukkusid Jumalast eemale kõik inimesed. Ja samamoodi teises Aadamas Kristuses on kõigil inimestel jälle tagasipääs Jumala juurde. Et selles mõttes see peabki olema iga ühele, see ei saagi teisiti üldse olla. Nii et see on võib-olla see esimene vundamendi osa, see põhiline nagu osa, millele me kõik ülejäänu rajame, et Jumala sõna määratleb kogu tegelikkust.
Jumala sõna on meie jaoks reaalsuse kirjeldus. Ja kui mul on valida 2 reaalsuse kirjeldust, see, mida mu silmad näevad, ja teine, mida Jumala sõna ütleb selle kohta, siis ma valin uskuda Jumala sõna. Mis siis, et mu silmad ja kõrvad möörgavad mulle, et sa oled hull, nii ei ole. Aga tegelikult saab olla küll niimoodi. Et mul on vaja õppida mõtlema uuesti Jumala moodi. No näiteks lihtsalt, lihtne asi, sulle tekivad sümptomid, mingisuguse haiguse sümptomid. Sa tunned ennast kehvasti. Jumala sõna ütleb, et Kristuse vermete läbi on sulle tervis tulnud. Et sul on õigus astuda kogu maailmase väe peale, madude ja skorpionide peale, mitte ükski asi ei tee sulle kahju. Eks ole? Aga sa tunned ennast niimoodi, et sa hakkad kohe ära surema. Ja lähed arsti juurde, arst võtab su analüüsid, ütleb, oi, ja siis hakkab sulle lugema. Mis on kõik see, teine, kolmas ja neljas, ja see kõik on õige. Faktid näitavad, et on ju nii. Nüüd on sul valida, kumba sa usud. Ja ma ei ütle, et arstid on halvad, absoluutselt mitte. Arstid on jumal tänatud nende eest, me ei kumbki vist ei istuks siin, kui neid poleks. Aga küsimus on selles, et mis on nüüd see reaalsuse kirjeldus? Nüüd, kui sina ütled, et jah, et see on niimoodi küll, aga sa tead oma südames, et see on allutatud muutumisele. Ja on olemas üks suurem jõud, mis on võimeline muutma selle ja mis tegelikult on võtnud juba põhja ära alt sellel tegelikkusel. Ja kui sa tead, millise väega ja millise jõuga tegemist on ja sa sellesse tegelikult usud, ma mõtlen, see on sinu sees sügav veendumus. Mitte see, et ma tean või loodan või kuidagi üritan, vaid ma olen mõistnud seda, see on nagu ilmutusena minu sees. Siis sellel pealispindsel, sellel tegelikkusel, mida su analüüsid ütlevad, sa võid selle kõrvale lükata niimoodi. Võib-olla mitte alati kohe lausa niimoodi, võib-olla peab nagu rohkem lükkama või rohkem vaeva nägema, aga see on täiesti võimalik. Ja selle järel tulemus on see, et analüüsid ka muutuvad, kõik muutub. Ja arst näeb teistsugust tegelikkust. Ja ütleb, et kuule, aga ma ei tea, kus need eelmised analüüsid olid või kelle omad need oli. No üks tuntud mees, Terri Loo, eks ole, keda me tunneme, me oleme isiklikult kohtunud ja ma olen tema käest isiklikult selle loo kohta küsinud. Ta läks arsti juurde ja arst ütles talle, et kuule mees, sul on kõige jälgimat sorti suhkruhaigus ja kõige hullemas faasis, mis üldse olla võib, et sa oled nagu hävinud mees, et sellest ei ole ei ravi ega paranemist. Ja mees küsib, et kas mitte keegi ei ole kunagi sellest terveks saanud, mitte iialgi. Ta ütleb ei, et mitte keegi. Mees ütleb selle peale, no ma olen siis esimene. No nii ongi. Mina rääkisin temaga mingi 7-8 aastat pärast seda lugu ja ta oli absoluutselt terve. Tähendab, küsimus ei ole selles, et seda, mida arst ütleb, et ei ole olemas. See on olemas, aga see on üks reaalsus. See on üks reaalsuse versioone, mida sina koged. Aga on kõrgem reaalsus, on vaimne reaalsus, kus on asjad paika pandud juba. Ja Jumal ütleb sulle, tead, kullamees, tegelikult on asjad niimoodi. Et see ei tähenda tegelikkuse eitamist, aga see tähendab, et sul on võimalik Jumala sõna kasutada kui kangi, panna see selle tegelikkuse alla ja muuta ära see, mitte oma jõuga, vaid Jumala väega. Et sina ei pea hakkama Jumalaks, et seda teha. Jumal on selle juba sinu eest ära teinud. Aga see nüüd, kuidas seda teha, et seda saab üldse teha. Võt see on nüüd asi, mida tuleb õppida. See on asi, millesse tuleb oma mõtteviis transformeerida. Ja see on asi, mida sa pead kõigepealt omastama ja paluma, et Jumal avaks sulle selle. Et selleks on vaja ilmutuslikku teadmist. Ega asjata ei öelda, et kristlus on ilmutususk, ilmutusreligioon, noh. Ja selles mõttes ilma selleta, et Jumala vaim sinu sees avaks sulle selle, seda on väga raske nagu üldse nagu tõena võtta. Aga kui Jumala vaim selle avab sulle, siis sa mõistad seda. Ja ta on palunud ja pakkunud seda kõigile. Ta teeb seda igale ühele. Ja sellepärast siis on aru saada, mida Jumala mõtleb, kui ta ütleb, ja mida apostel Paulus mõtleb, kui ta ütleb, ma ei häbene Kristuse evangeeliumi, sest see on Jumala vägi. Ja kui ta räägib esimese Korintuse kirjas, teises peatükis, ütleb, et kui ma tulin teile kuulutama Kristuse kuulutust, ma ei rääkinud seda kõneosavusega või inimliku tarkuse mingisuguse meelitavate sõnadega, vaid vaimu ja püha vaimu, siis Jumala vaimu osutamises. See tähendab, üleloomulik tegelikkus oli kohal, mis oli võimeline muutma asju ja Jumala väe osutamises, et ei usk ei seisneks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Et kui me räägime sellest vundamendist ja reaalsuse kirjeldusest, siis Jumala reaalsus on, tema reaalsuse kirjeldus on õige. Selleni jõudmine, et seda hakata aksepteerima tegeliku reaalsuse kirjeldusena, on ausalt öeldes, see on protsess ja see nõuab meilt pingutust ja see nõuab nagu sellest reaalsuse kirjeldusest loobumist, millest sa siiamaani kasvanud oled. Me oleme seda, mida me silmad näevad ja kõrvad kuulevad, eks ole, pidanud absoluutseks.
ja nüüd me õpime, et see tegelikult nii ei ole. See on ainult üks osa tegelikkusest ja pealegi mitte eriti püsiv osa. Kõik siin on allutatud muutumisele. See, mis on täna üleval, on homme all, see, kes on täna kõva, on homme pehme, eks ole, see, mis on täna rikas, on homme vaene, see, kes on täna kuulus, on homme aut, eks ole, et keegi mitte midagi püsivat ei ole. See, mis on täna õige, on homme vale, eks ole, see, mis on täna vale, on homme õige. No mitte midagi ei ole püsivat, kui sa niimoodi võtad. Aga Jumala reaalsuse kirjeldus on täiesti püsiv. Ja nüüd siit tuleb ka, et selle sama sõnaga ma saan kaitsta ennast. Kui näiteks Jumala sõna ütleb, et ta on andnud mulle võime kustutada kõik minu vastu suunatud rünnakud. Tähendab, kui mina olen õigluses ja ma olen Jumalaga ühes üks, ma olen temaga ühes olemises, ma ei ole valetanud, ma ei ole varastanud, ma ei ole. Ja kui ma isegi olen valetanud või varastanud või üleastunud, siis ma tunnistan, et ma olen seda teinud, ma loobun sellest. Ma ütlen, tunnistan seda avalikult, et ma olen seda teinud. Ja ma tulen jälle tagasi Jumala sõnaga üks olemisse ja ma parandan meelt, ma kahetsen seda ja annan tõele tunnistust ja tulen tõe juurde tagasi. Jällegi ma olen uuesti kaitse all. Mu patud antakse andeks, ma olen lepitatud ja jällegi mulle kuulub kaitse. Ma ei tea ühtegi inimest, kes ei eksi. Ja nüüd jällegi ma saan kustutada kogu rünnaku, mis minu vastu suunatud on. See ei ole enam edukas. Olgu see siis vaimne rünnak, olgu see siis emotsioonide, suhete või finantside pihta või ükskõik mille pihta. Ühesõnaga, kõik sellised asjad, need on nagu väga selged nagu jõuvahendid või väevahendid selleks, et täita oma Jumalalt saadud ülesanne. Sinul on Jumala poolt saadud ülesanne, minul on Jumalalt saadud ülesanne, kõik inimesed omavad seda ülesannet. Me ei ole keegi siia juhuslikult kukkunud. Jumal on meid pannud spetsiifiliselt siia aega. Aga selleks, et seda ülesannet täita, meie jõust ei piisa, meie tarkusest ei piisa. Nüüd me peame need ülesanded nagu tajuma ja saama ilmutuslikult Jumala vaimu läbi. Ja kõige lihtsam ülesanne näiteks, mis meil kõigil on olla normaalne inimene, olla Jumala sorti inimene, olla Jeesuse taoline inimene, elada normaalset elu, aga teha seda Jeesuse kombel. Vot siin on sul ülesanne. Tavalisele inimesele tavalise väega, see on tema enda jõu, see on võimatu. See on hullumaja ülesanne, see läheme kohe Paldiski maantele, eks ole. Aga kui on Jumala sõna selleks aluseks, ta on sulle toeks, see on nagu see kilp kaitserist, see selgroog, millele sa ehitad ennast. Ja Jumala vaim teeb selle sinu jaoks elavaks. Nüüd me räägime millestki, mis on võimene transformeerima tervet maailma. Ja tulemuseks on see, et hakkab tõeks saama see sõna, mida Jumala Piibli alguses ütleb, tehkem inimene meie sarnaseks ja andkem talle valitsus. Paulus ütleb, et inimesed, kes on saanud Jumala õigsuse oma kingituseks, ehk kristlased, ja kes on saanud nagu selle ülestõusmise vigavese elu anni, need inimesed peavad siin selles elus valitsema nagu kuningad. No see on täiesti vapustav nagu väide. Ja ütleb, et nii nagu surm ja patt on valitsenud surmaks kõigi inimeste peal, kõik on eksinud ja kõik on viga saanud sellest, veelgi enam peab valitsema elu. Jumala arm, Jumala sõna ja eluks, eks ole, ja kõigeks selleks nende läbi, kes siin niimoodi seda usuvad ja teavad. No see ei ole mingisugune loodusjõudude loopide olemine, vaid see on miski, mis suudab läbi nende minna, mis suudab muuta väga-väga palju asju. Ja see on mõtteviis, mis Jumalal on. Jeesus näitas, kuidas seda teha. Ta elas meile seda ette. Ja selles mõttes ta ütleb, et ta ütles, et neid asju, mida mina teen, teete teie ka. Teete veel suuremaid asju, et ma olen tagasi isa juurde, ma olen pumba juurde nii-öelda. Et ma olen oma mees havannas, nii, eks ole. Selles mõttes, et te teete neid samu asju. Vaatame jüngreid, tavalistest kalameestest said apostleid. See on ilmselgesti võimalik. Nii et see on nagu Jumala sõna võib-olla nende postulaatide kokkuvõte või ütleme lühikokkuvõte. See on juriidiline, ta määratab meid, meie seisundit vaimses maailmas, ta määratab vaenlase, ta määratab valguse ja pimeduse, määratab meid, ta määratab tulevikku, määratab mängu välja, mis reeglid seal on ja ütleb, millised õigused sul on. Ütleb, et ma olen sulle kõik relvad kätte andnud, pane. Et see on nagu Jumala sõna nagu tohutu, nagu ma ütleks, et see on nagu mõõtmatu varakamber ja see on see pärand. Et nüüd me oleme, kui inimene on Kristuse vastu võtnud, eks ole, see on nagu kinopileti ostmine. Nüüd algab film. Nüüd algab see, et sa hakkad muutuma Kristuse sarnaseks ja üha rohkem see jumalikkus sinu sees hakkab esile tulema. See on see, milleks on vaja Jumala sõna. See on see, milleks Jumala sõna tegelikult on antud üldse.